Tere, mina olen Nele Kullerkupp ja te vaatate saadet Pealkirja taga, kus arutame lahti lõppeva nädala põnevamad uudisteemad. Esmaspäeval andis valitsus Riigikogule üle niinimetatud nõusoleku seaduse, mis sätestab tulevikus seksimiseks nõusoleku andmise nõude ehk niinimetatud jah-mudeli rakendamise. Kui suur probleem on Eestis seksuaalvägivald, millised peidetud ohud võivad kaasneda antud seaduse kehtestamise taha ning mis on üldse meie ühiskonnas inimsuhteid enim pärssivad tegurid, seda arutan oma tänase esimese saatekülalisega, kelleks on Riigikogu sotsiaalkomisjoni esimees Signe Riisalo. Tervist! Tervist! Ma esitan teile 10 küsimust ja ootan ka selliseid konkreetseid ja suurema sõnavahuta vastuseid. Alustame. Kas Eesti ühiskond on küps nõusoleku seaduse rakendamiseks? Jah, see on vältimatu, sest seksuaalkuriteod on reaalsus ja kannatunutest 95% on kahetsusväärselt naised. Nii et kui me midagi ei muuda, siis ei muutu ka väärtused ühiskonnas. Aga kas inimesed oskavad ise seda, sellest seadusest kinni hakata, seda nõusolekut küsida ja kuidas see peaks täpselt siis selles antud situatsioonis kohanduma ja välja nägema? No, see küsimus ongi selles, et kui öeldakse, et jah-mudel nüüd Eestis tulevikus peaks rakenduma, siis esimene mõte on see, et igaks seksimiseks on kirjalikku nõusolekut vaja. Et tegelikult see eelnõu ei ole mõeldud intiimsuhete reguleerimiseks, vaid see on vägivalla, seksuaalvägivalla reguleerimiseks. Ja see tähendab seda, et enne kui seksuaalvahekorda astutakse, peavad siis osapooled mõlemad veenduma, et teine osapool selleks ka päriselt on nõusoleku andnud. Mitte nii, et me tagantjärgi sunnime ohvrit siis ennast kaitsma, eks ole, või tõestama, et tegemist oli vägistamisega, teades tegelikult, et arvestatav osa ohvritest räige rünnaku hetkel tardub. Nad ei ole suutelised vastupanu osutama ega ei ole suutelised ka tegelikult sõnades oma tahet või selle puudumist väljendama. Nii et ma arvan, et see jah-mudel on kaasaegne, naisi väärtustav ja ühiskonda paremaks muutev viis. Kas tekib sõna vastu olukord? Sõna vastu olukord on ka täna. Nii et selles mõttes olukord ei eristu, küll läheb nagu ohvripositsioon paremaks, sest vaidlema peab asuma siis pigem teine pool. Kas nõusoleku seadusega võib kaasneda oht, et seda hakatakse südamevalu leevendamiseks endiste kaaslaste poolt kättemaksuvahendina rakendama? See mitte oht ega risk, vaid see reaalsus on tegelikult ka täna olemas. Neid valekaebusi on ka täna ja tõenäoliselt on valekaebusi ka tulevikus. Aga ma arvan, et selle seaduse kõige suurem pluss on tegelikult väärtuste paikapanemine ja naise keha austamine, naise soovi ja tahte austamine. Aga valekaebuste vastu ei ole me kaitstud mitte keegi ja need on ka täna täiesti olemas. No praegu tundub, et see on selline ideoloogiline soov, aga siiski teoorias, kuidas see peaks rakenduma? Kes hiljem ära tõestab, et see olukord oli just nii, nagu ta väidetavalt oli? See ongi nüüd juba uurimisasutuste ja kohtu ülesanne, nii nagu uurimist läbi viiakse, prokuratuur seda teeb, et nii teeb ta ka seda tulevikus, aga ohvripositsioon on siis tõstetud nagu esikohale. Kuna tegemist on suhteliselt uue teemaga meie ühiskonnas ja see tekitab palju küsimusi, siis käime üksi pulgi ikkagi need asjad kõik läbi. Kas seesugune seksuaalsuhete reguleerimine võib pärssida inimeste omavahelisi normaalseid suhteid? TikToki ja Tinderi generatsioon jääb otse kui seaduse hammasrataste vahele, et kus üks ei oska küsida, teine hoiatada ja kohtud on hiljem kaebustest umbes. No mina arvan, et vastupidi, kõik need sotsiaalplatvormid on sellised, kui seal suheldakse ja seal kokku lepitakse, siis see on ka positiivne tõendusmaterjal hiljem. Et kui lepitakse kokku, et astutakse seksuaalvahekorda, et siis oleks hea see mustvalgel maha kirjutada? Ei, see ei pea olema alati mustvalgel maha kirjutatud, aga kui see vestlus on olemas ja taas esitatavas vormis, siis hilisema vaidluse korral on see mõlemale osapoolele, ühele siis negatiivses mõttes, teisele positiivses mõttes täiesti nagu alusmaterjal uurimisorganitele. Nii, vahetame natukene teemat. Eesti Ekspressis ilmus hiljuti lugu sellest, kuidas üks tütarlaps avastas, kuidas tema aktifotosid oli tahtevastaselt jagatud ühes jututoas. Et see ei ole kindlasti selline üksikjuhtum ja armunud vahetavad omavahel
paljud pilte tihti. Suhted jooksevad sõlme ja kättemaksuks hakkab see armununa jagatud sisu nii-öelda oma elu elama. Et kas seesugune asjade kulg võib inimese sotsiaalses mõttes tükkideks rebida, et kaob usaldus teiste inimeste vastu, enesehinnang saab tugeva hoobi ja inimene üritab oma senisest sotsiaalsest elust siis irduda või milliseid tagajärgi see üldse toob? Kahtlematult võib see inimesele väga traumaatiliselt mõjuda ja trauma elatakse läbi kõikide nende traumaetappidega, kaasa võib tuua ta kindlasti ka posttraumaatilise sündroomi. Nii et igal juhul on see räige sekkumine inimese intiimsusesse, privaatsusesse ja võib kaasa tuua väga-väga ränki tagajärgi sellele inimesele. Nii et ma taunin, mõistan hukka absoluutselt taolise käitumise, aga siin on see teine pool, mida ma siis oma teismelisele tütrele ja tulevikus ilmselt ka siis pojatütrele selgitan, et vältida üldse sellise võimaluse teket, et selliseid fotosid ei sünniks, aga meil on ka uued probleemid ja juba täiesti käega katsutavad, AI-ga on võimalik teha kõike. Nii et kui seda pahatahtlikkust on, siis ka sõltumata ohvri kõige korrektsemast käitumisest on võimalik tema privaatellu ja intiimsusesse sekkuda, seda levitada siis äraspidisel moel ja tegelikult seda traumat tekitada. Ehkki ilmselt on see tõestatav ja jälitatav, et kas sa oled ise selle pildi saatnud või on see siis nii-öelda AI-ga loodud. Ja seal on juba vahe sees ilmselt. Seda küll, aga isegi kui usalduslikus suhtes on jagatud intiimseid pilte, siis on täiesti lubamatu usalduse selline kuritarvitamine ja nende piltide jagamine kolmandatele osapooltele. Absoluutselt lubamatu. Oleks meie ühiskonnas seda diskussiooni rohkem vaja, et inimestele, noortele eeskätt siis just nimelt selgitada neid tagajärgi, et mida see tähendab. Ma saan aru, et hetke ajal sa oled armunud tõesti, et sa tahad seda kaaslast siis võrgutada või mis iganes see põhjus on, et mis tagajärjed tegelikult võivad sellega kaasneda, kui sa saadad endast selliseid? No millega me oleme tegelenud pikki aastaid on just nimelt eeskätt tüdrukute nii-öelda koolitamine, õpetamine, hoiatamine kõikide selliste ebamugavate ja ebameeldivate ja lubamatute olukordade eest. Aga see ei ole viinud meid sihile. Et need juhtumid leiavad aset siin ja praegu, mis tähendab seda, et ilmselt me peame võtma palju laiema vaatenurga ja püüdma siis hakata mõjutama ka neid noormehi, kes tulevikus sellist käitumist endale lubavad, seda õigeks peavad ja üksteist veel õigustavad selle juures. Ehk et see hoiak peaks ja väärtuste muutumine peaks aset leidma ka vägivallatsejate hulgas, mitte ainult potentsiaalsete kannatajate hulgas. Ma arvan, et oluline oleks ikkagi siinkohal maha öelda, et alati ei pea olema meesterahvasse vägivallatse, on kindlasti ka teistpidiseid olukordi. Ja kindlasti on teistpidiseid olukordi ja nii nagu me ka statistikast näeme, siis ei ole 100% ka seksuaalkuritegude ohvrid naised, et see kindlasti võib olla siis ükskõik kumma sugupoole poolt toime pandud, nii siis selline piltide levitamine pahatahtlikult, et teise mainet kahjustada, naeruvääristada, alavääristada, kui siis ka seksuaalkuritegude toimepanemine. Kas interneti ajastu on inimsuhteid turgutav või pärssiv nähtus? Minu seisukoht on, et on pärssiv, sest just see, mida teismelised peaksid õppima, interaktsiooni teiste omavanustega, sotsiaalset suhtlust, seda, mismoodi üks ühele suheldakse, seda, mismoodi ka grupid omavahel suhtlevad, millised on grupidünaamikad, siis seda tegelikult sotsiaalmeedias tavapärasel kujul ei ole võimalik teha. Ja COVID-i aeg näitas meile ka väga selgelt, et noored, kes on selles eluetapis, kus õpitakse suhtlust ja õpitakse ka läbi vigade, olid surutud koju ja üks väga oluline osa sotsialiseerumine oli puudu. Ja see avaldas mõju vaimsele tervisele, need näitajad on katastroofilised. Kas internetis inimesed kipuvad enda selliseid tavapäraseid käitumisnorme unustama? Seal on tunne inimestel sagedasti, et ta nagu oleks anonüümne, et mind ju ei nähta, kui ma kodus oma arvuti taga olen või oma nutiseadmes. Et see kontrollimatuse tunne tõenäoliselt on lihtsam tulema ja sul ei ole ka seda sotsiaalset kontrolli teiste inimeste poolt seal koha peal võtta. Keegi ei mõista sind seal hetkel hukka.
see tagasiside võib küll olla hukkamõistev, aga siis valitakse ka sellised suhtluskanalid ja suhtlusgrupid, kus sa muutud täiesti valesid asju tehes kangelaseks. Ja sul tekib vale arusaam ja vale minapilt iseendast. Kas Eesti ühiskond vajaks restarti või järeleaitamistunde? Ühtegi ühiskonda ei ole võimalik restartida, sest need protsessid on pidevad ja liikumises. See, mida saab teha, on muuta, aga väärtuste muutmine on väga-väga pikk protsess. Eeskujud, kangelased, eriti noorte jaoks, sportlased, kultuuritegelased, et see on see, mis aitab ja mis tegelikult võib-olla puudu on, et need positiivsed kangelased on puudu. On meil ühiskonnas siis millestki veel vajaka või mis te tunnete, et on teravalt puudu? No vaata, me räägime siin, eks ole, täna seksuaalvägivallast, me räägime kuritarvitamisest, usalduse kuritarvitamisest, see tegelikult kõik räägib inimeste vahelisest suhtlusest ja hoolimisest, teise inimesega arvestamisest. Ja see ongi see, mis meil puudu on ja see on ka põhjus, miks eriti nooremate ja noorte täiskasvanute vaimne tervis kannatab. Soojust on puudu? Soojust ja armastust. Millest see tuleneb? Kas see tuleneb võib-olla sellisest majanduslikust ebakindlusest? Sa pead kogu aeg enda eest seisma või on see millestki muust? No majandusliku ebakindlus võib küll hetkel tunduda, et on väga suur probleem, aga majanduslik ebakindlus teatud ühiskonnagruppide hulgas on alati olemas olnud. Et selle taha pugeda ja inimlikkust kaotada ei ole küll nagu mitte mingisugune õigustus. Et mis ühiskonnas laiemalt ja võib-olla tasub siin seda maailma laiemalt vaadata, on sama juba puudutatud interneti ja sotsiaalmeedia ajastu, mis muudab inimesi. Samamoodi vägivald, ka sõjad, mis ümberringi aset leiavad. See kõik tekitab inimestes natukene nagu lootusetuse tunnet ja samal ajal nagu ka sellist tunnet, et ma võin endale lubada, aga ei või, kui see puudutab teist inimest. Kolmapäeval ei olnud meediakanalid, kus poleks esilehel rippunud uudist, et Riigikogu esimees Lauri Hussar palkas endale uue abi, kelleks on noor, haritud ja mis seal salata kaunis Desiree Mumm. Sotsiaalmeedia kihas arvamustest, mis suuresti väljendasid üllatust ja pealiskaudset ärapanemist. Kas ühiskond on noorte naiste osas hukkamõistev, et kui on ilus, siis järelikult rumal ning inimese sisust kiputakse tihti mööda vaatama? Jättes nüüd kõrvale, eks ole, konkreetse kaasuse olukorra ja need meedias kihavad pealkirjad, siis põhimõtteliselt ma arvan küll, et võrdne kohtlemine soolises aspektis on midagi, mis meie ühiskonnas selget arengut vajab. Ja olgu ta siis naispoliitik või mõnel muul mõjukal ametikohal, siis väga kergesti on tulemas ka see halvustus ja ka viited välimusele. Võtame või sellised näited, et kui mees tippjuht või poliitik saab intervjueeritavaks, siis tema käest ei küsita riiete, toidu valmistamise ja laste kasvatamise kohta. Kui selleks on aga naine, siis pigem vähem räägitakse võib-olla sellest tööst, tema saavutustest, küll aga minnakse siis selle naise nii-öelda rolli juurde, mis on soost tulenev ja uuritakse ikkagi, et aga mis see teie lemmik toidu retsept on ja kuidas lapsed hoitud saavad. Olete teie isiklikult tundnud seda erinevat kohtlemist teie enda naispoliitikuna kui siis mees kolleegide vahel? Tundmine on seotud ka sellega, et kui tundlik sa ise oled. Ja kuna mina olen enda jaoks kõik need asjad läbi mõelnud ja ma väga sügavalt usun sellesse, et on võimalik teha kahte asja, karjääri ja hoida kodu ja lapsi. Ma olen neid asju balanseerinud ja seetõttu võib-olla minu tundlikkuse lävi on natuke see teise koha peal. Et ma ei tunne, et ma oleks olnud oluliselt rünnaku all, mis ei tähenda seda, et neid piike ja ütlemisi ei oleks olnud.
ainukene võimalus sellele vastu seista on olla pea püsti, sirge seljaga ja teha täpselt seda, mida sa siis oma karjääris õigeks pead, ilma et sa unustaksid ära oma lapsi. Kas enda sotsiaalset positsiooni tuleb ehitama ja kindlustama hakata juba varajasest noorusest või antakse just nimelt tänasel sellisel sotsiaalmeedia ja interneti ajastul inimestele tööle astudes tema nooruse tembud andeks? Milline see meie tänane reaalne olukord on? Eks ta on nii ja naa selles mõttes, et sotsiaalmeedia annab ka suurepärase võimaluse tühja koha pealt, kus ei ole olnud võimalust, kas ei ole see pere olnud toetav, kas ei ole see piirkond olnud soosiv enda ülesehitamiseks või on seal muud põhjused. Sotsiaalmeedia annab suurepärase võimaluse ennast nullist üles ehitada ja kiiresti, kui sa oled järjekindel ja osav. Aga teisalt on sotsiaalmeedia muidugi ka riskiallikas, sest kõik see, mis sinna kunagi on talletunud, võib ootamatul ja väga ebasobival hetkel üles tulla. Nii et noortele ma soovitan küll sotsiaalmeedias jätta maha ainult neid jälgi, mida nad hiljem häbenema ei pea. On meie põlvkonnal selles suhtes lihtsam olnud? No selles mõttes on lihtsam, et kui mina noor olin, siis mul ei olnud võimalik neid jälgi jätta. Kas meie ühiskonnas on inimsuhete suurimaks vaenlaseks rumalus, kadedus, eelarvamused või pelk pahatahtlikkus? Kindlasti kombinatsioon erinevatest asjadest, aga ma arvan, et meil on ühiskonnas tegelikult ka palju heatahtlikkust, hoolivust, toetamist, aga me kipume neid vähem märkama ja vähem esile tõstma. Kui me sealhulgas sotsiaalmeedias, meedias laiemalt, aga ka ise oma igapäevaelus oleksime rohkem positiivsed, märkaksime seda positiivset, tunnustaksime positiivset, siis võib-olla see oleks ka natukene rohkem tasakaalus. Aga loetletud sellised omadussõnad on ilmselt nähtused, mis mitte kunagi inimühiskonnast ka ära ei kao. Need on olnud alati. Need on täpselt nii, nagu need 6 ilmet, mida psühholoogia ütleb, et imik juba ära tunneb, et samamoodi ka see inimlik kurjus, kadedus ja nii edasi ei kao mitte kuskile. Et loodetavasti osatakse neid lihtsalt paremini balansseerida. Absoluutselt. See positiivsem peab pinnale jääma või vähemalt tasakaalus olema seal. Signe Riisalo, ma tänan teid nende vastuste eest. Aga meie liigume nüüd pildiga Tallinna tänavatele, kus uurisime rahvalt, mida teavad nemad üldse nõusoleku seadusest ja kas nende hinnangul on seda seksuaalsuhete reguleerimiseks täna tarvis. Kas teie teate, mis asi on nõusoleku seadus? Ei tea. Ei tea. See on uus seadus, mida hakatakse vaagima, et seksuaalsuhtesse astudes oleks jah-sõna ilusti antud. Kas teie hinnangul on meie ühiskonnas seda vaja? No ma arvan ikka, jah. Ma arvan, et see on hea, kui see on nagu seadusega kirjutatud, sest sõnaliselt see ei ole alati nagu see ei ole alati sõnaliselt võetud kuulmisele, ma arvan. Et sealt annab mööda hiilida? Ma arvan küll, jah. Kas Eesti ühiskond on teie hinnangul piisavalt küps selleks, et siin sellist seadust kehtestada? Ma usun küll, et peaks nagu olema juba piisavalt arenenud edasi oma asjadega. No igast asju võib olla. Ma arvan, et jah, sõna on päris hea. Usute, et meie ühiskond on küps selle seaduse jaoks? No, ma arvan, et õige aeg on edasi minna. Aga ma olen üle 80 aastane ja mind absoluutselt ei huvita seksuaalne elu mitte kellega. Kas te arvate, et meie ühiskond on selleks küps ja kas meil oleks vaja sellist regulatsiooni? Võib-olla on vaja, aga seda peab ikka noortega arutama, sellepärast, et meil on ju teine moraal minu eas ja mina mõtlen ja elan teises ajas. Mis ei klapi tänase ajaga, absoluutselt. Kas noorte hulgas on see tavaline, et asjad arutatakse korralikult enne läbi või on selliseid juhusuhteid, kus hiljem kahetsetakse palju? No mind übritsevate inimeste seas on ikkagi läbi räägitud see ja see on nõusolekuga ja kõik. Aga ma arvan, et ikkagi see on suht tavaline, kui ikkagi kahetsetakse ja kui läheb midagi valesti või on... Et üks mõistab teist valesti ja loeb kuidagi valesti tema... Ja ma arvan, et see on täitsa on nii.
No, ma ikkagi arvan, et see peaks täiskasvanud asi olema, aga sellest peaks tõesti rohkem esialgu rääkima ennem, kui see asi nagu kindlalt mängu võtta. Õhtuleht avaldas loo, et sotside juht Lauri Läänemets võis 2021. aasta lõpus ja 2022. aasta alguses maksta mustalt töötasu tema tekste toimetanud ja sotsiaaldemokraatlikku maailmavaadet propageerinud netikülge vaade.org koostada aidanud keeletoimetaja Egle Heinsarile. Heinsari väitel tuli ümbrikupalga maksmise initsiatiiv Läänemetsalt, kes käis korduvalt seda ise talle postkasti panemas. Sotside juht avaldas valmisolekut maksud tagantjärele riigile ära maksta, kuid kas sellega tuleks loole joon alla tõmmata? Seda arutan Õhtulehe uuriva toimetuse juhi Risto Perensoniga. Tervist! Tervist! No, ümbrikupalga tõttu jäi riigil saamata 2500 eurot maksutulu, et see ei pruugi kvalifitseeruda kriminaalasjaks, nagu ma sealt loost lugesin. Küll aga on tegu võimaliku väärteo asjaga, aga ka see pole ilmselt peamine, et mis sellest loost või juhtumist võiks kõlama jääda, on nii? Nojah, nüüd nädal hiljem peale seda, kui lugu on välja tulnud, on suhteliselt ju, mitte nüüd lugu nüüd kokku pakitud, aga on vähemalt selged, et kui algses intervjuus Läänemets sotside juht ütles, et midagi sellist pole olnud, siis juba samal õhtul oli ta mälu üles leidnud ja ütles, et ja ikka maksis küll. Et selles mõttes vähemalt ju mingi tulemus sellel on ja Lauri Läänemets on ka öelnud, et ma olen valmis ka need maksud ära maksma. Et selles mõttes tuleb ju tulemusega rahul olla. Lihtsalt oli huvitav selles mõttes, et sotsid on ju väga rääkinud sellest, kuidas maksud on tähtsad, maksud toetavad ühiskonna nõrgemat poolt ja leida siis sotside juht sellest olukorrast, kus ta tegelikult ise need maksjale maksnud, oli suhteliselt kensakas. See oli ka selle loo üks selline kirstardil siis. No kumb on kõnekam, kas see, et ta seda ümbrikupalka maksis või see, kuidas ta algselt seda infot üritas siis nii-öelda kuidagi eitada või teha nägu, nagu seda poleks juhtunud? Et me ei räägi siinkohal ju mingisugusest väikesest poliitikust, me räägime siinkohal ikkagi endisest jõuministrist. No poliitika rusika reegel on see, et ära valeta. Aga me ju tegime Lauri Läänemetsale ajakirjandusliku klassikat, kus me kutsusime ta nii-öelda siis mikrofoni ette rääkima maksudest. Ja tegelikult need küsimused olid ju talle üllatuseks, et seetõttu ta võib-olla ei jõudnud ennast nii kiiresti koguda, kui ta oleks jõudnud sellise küsimused ette variandi puhul. Ja et selles mõttes ma mõistan Lauri Läänemetsa käitumist ja veel kord ma kiidan selle väga heaks, et ikkagi olukorras, kus tegelikult oleme selged nagu tööndid, tänaseks me oleme näinud isegi Lauri Läänemets on teinud tõepoolest ka panga ülekandeid Egle Heinsarile. Et olus, kus sa kõike selle teinud on väga naljakas, oleks olnud strateegia, et ma ei ole midagi sellest teinud. Selles mõttes nutikas käitumine Lauri Läänemetsalt ja nüüd jääb vaid üle oodata, et kas siis Maksu- ja Tolliamet, kes teadupoolest ei kommenteeri oma maksumenetlusi. Maksu- ja Tolliamet on öelnud, et kui siin on selgelt näha tahtlus makse vältida, siis nad võivad seda menetleda ka 5 aastat hiljem. Nii et praktikas nad võiksid seda teha. Kas nad seda teevad, seda nad meile ei ütle. Ma väga loodan, et ikkagi Maksuamet suhtub kõikidesse võrdselt ja menetleb ka erakonna esimehi, kui on maksud maksmata jäänud. No järgmisele küsimusele saab vastust tulla tugevalt isikliku hinnangu baasilt, et kui suur on see tõenäosus üldse, et Läänemets maksis seda ümbrikupalka või andis seda raha sularahas aru saamata, et ta teeb midagi valesti? No ma arvan, et kui Lauri Läänemets poleks selleks aru saanud, siis me võiks olla väga mures, kuidas nii elukauge inimene üldse on nii kõrgele poliitilisele kohale saanud ja olnud ka nii pikalt ministriametis, et siin ilmselt nagu... Et tuleb ikkagi tunnistada, et tegemist on siis järelikult väikest viisi sahkermahkeriga. Seda küll, jah. Et seal tegelikult on
sellest loost on tegelikult üks päris oluline küsimus mis endiselt ma arvan, et see peaks leidma mingi vastuse. Siis, et kui ma nüüd tulen selle juurde, et seda lugu on veetud teatud määral valimiskampaaniaks, et kuu aeg enne valimisi tulla sotside vastu sellise väitega ja sellise looga, siis kui see teema üldse päevakorda tuli, siis tegelikult seal oli üks teine lugu. Et me nagu rääkisime, mõtlesime, kuidas seda nagu teha ja Egle Heinsaarega siis. Ja siis me lükkasime selle loo kõrvale, mina ütlesin, et võib-olla see ei ole nagu lugu, mida me suudame veenvalt esitada ja usutavalt. Aga et ma olen aru saanud, nagu sa mulle alguses ütlesid, et Lauri Läänemets tõi sulle musta raha. Et me tahaks selle loo teha. Et mõttes... Mainime siin korraks ära ka, et kuidas see raha oli sinna postkasti pandud, et see oli nagu selline üsna kõnekas, et see raha oli paigutatud. Ja siis lõhnaküünalde, karpi või purki ja šokolaadi ka, et seal nagu mingid sellised antud salfretiku vahel ja et seal nagu... Nii et sellisest ametlikust töötasust siin kohal rääkida nagu väga ei saa, et tegemist oli ikkagi. Ja. See, mis teeb selle huvitavaks, on see, et okei, et me võime uskuda ka seda, et Isamaa, kelle koosseisus Egle Heinsaar siis kandideerib kohalikele valimistel, pani meile sellise väga nagu nutika nagu teema lauale justkui kondipureda siis. Jah, et siin on nagu teil üks teine lugu, aga siis selle muuseas me mainime ka ümbrikupalka, et siis see ei ole ka usutav, sellepärast, et Egle Heinsaare abikaasa tegi sellest ümbriku maksmise juhtumist siis süüteoteate tegelikult kaitsepolitseile juba 2 aastat tagasi, aastal 2023. Et seetõttu see ei ole nagu midagi, see võinuks välja tulla ka palju varem, on ju, et see, et ta nüüd meie õhtule initsiatiivil tuli välja nüüd, et parem hilja kui mitte kunagi. Aga see kaitsepolitsei link selles mõttes ongi nagu huvitav, et me oleme küsinud kaitsepolitseilt, et kuna Lauri Läänemets toona oli siseminister, et mis sellest süüdeteates sai, et see fikseeriti ju kaitsepolitseis toimunud vestlusel kirjalikult. Ja sinna pandi allkirjad alla ja tavaloogik ütleb see, et lükati kalavi alla. Et tavaloogik ütleb see, et see peaks kuhugi edasi liikuma, et siin kriminaalkuritegu ei ole, aga vähemalt Maksu- ja Tolliametile, kes peaks siis nagu Lauri Läänemetsalt need maksud välja nõudma, aga Lauri Läänemets ütleb, et kaitsepolitseiga temaga sellel teemal vestlust ei ole olnud, mis jätab õhku väga palju halbu küsimusi, et mis sellest nagu sai. Me oleme küsimus selle kaitsepolitseilt. Kaitsepolitsei ütleb, et me mitte kuidagi seda ei kommenteeri. Ja ma olen küsinud ka seda parlamendi siis julgeolekukomisjoni, kes võiks kaitsepolitseilt seda küsida, tema julgeolekukomisjoni juhilt Maris Laurilt, kelle jaoks see küsimus ilmselt tuli, oleks nagu, ma ei tea, puu otsast. Välk selgest taevast. Ja, ja see vastusele jahmatavad, aga me ei pea selliseid küsimusi küsima. Seal on nagu küsimus see, et aga mida te siis nagu üldse küsite, et küsimus on selles, on tehtud siseministri kohta süüdeoteade fikseeritud ka, et ja kui see kuhugi ei jõua, siis see ongi komisjoni ülesanne küsida, et vabandust, et kaitsepolitseis on nüüd uued juhid, et kes võiksid selle rahulikult nagu võtta, et jah, vabandust, see jäi tõepoolest kuhugi sahtlisse või siis ta liikus edasi, et väga oluline on see protseduur nüüd lõpuni selgeks teha, sest me keegi ei taha elada sellises riigis, kus neid menetlusi tehakse nägude järgi, et siin menetleme, siin ei menetle, et see on, me oleme nüüd nagu viimase nädala jooksul ka vaeva näinud, kasutanud nagu öeldakse siis tutvused, mingid küsimustele vastused, me ei ole neid saanud. See on väga halb. Kui me viskame praegu õhku veksli, et omasid hoitakse, siis palun tulge ja tõestage, et see nii ei ole. No täpselt nii see peaks olema. Et ma südamest loodan, et see
see asi saab mingi hetk nagu selgeks, et mis siis selleks ja et kui ta jäi kellegi süül sinna sahtlisse menetlemata, maksutollimatesse esitamata. Et kas see inimene jätkuvalt on seal ja mis võis olla tema motivatsioon seda teha? Teate, inimesed eksivad, ehkki kaitsepolitsei on täis inimesi, kes teevad tööd täiesti kivi näoga ilma eksimata. Et ma ei nõua nagu kellegi pead, aga mingid asjad peavad olema väga selged. Eriti veel ministrid puudutavad, juhtivad ministrid puudutavad asjad. Et paratamatult tekitab küsimuse, et kui palju selliseid saladusi võib veel seal Kalevi all peidus olla? No ma ei ole nii paranoiline ka, et veel kord see Läänemetsa case on isest nagu lihtne case ja selle võiks ka nagu väga lihtsalt ära kommunikeerida, mis me tegime, mis me teinud, kus me eksisime, kas ei eksinud. Et kas enne kui neid vastatada, siis tõepoolest on põhjust olla paranoiline. Ja ma lõpetuseks küsin ikkagi selle ka üle, et sa kirjutasid oma viimases selle teemalises artiklis, et oled saanud antud loo kohta tohutult palju tagasisidet, et mis see peamine sõnum seal olnud on? No seal ikkagi mitmed inimesed küsisid seda sama, mida ma praegu siin rääkisin, et miks seda ei liigutud kuhugi edasi. Ja veel kord, tegemist ei ole kriminaalkaristusega, mis nagu peaks nagu kellegi, et seal oli argument oli isegi selles, et kaitseme vilepuhujat, kes seda tegi, et see võib olla alati argument, et seetõttu nagu, kuna päriselt selleks asjaks nagu ei läinud, et siis me nagu justkui nagu praegu seda varjame ka Õhtulehest, aga vilepuhuja on ise meile seda mitu korda nagu kirjalikult kinnitanud, et tema soovib ka seda vastust, et siin nagu see argument kaob ka ära, et see tagasiside on selles mõttes pigem olnud nagu hämmastav või imestav, et kuidas nii, miks teile vastata. Ja sest veel kord, küsimus selleski, et kas Lauri Läänemets maksis või maksis, seda enam ei ole. Et kuna patuvahetsus on väidetavalt olnud siiras ja absoluutne, et siis siin vaidlust ei ole. Nüüd on vaidlus olnud selles, et mis kunagi sellest süüdeteates sai. Risto Berendson, ma tänan sind selle tehtud töö eest ja selle intervjuu eest. Ja ma tänan ka teid, head vaatajad, selliseks meie seekordne saade kujunes. Tuletan veel meelde, et saade pealkirja taga on järelvaadatav Õhtulehe YouTube'i kanalist ning Spotify'st. Kohtume teiega taas juba järgmisel reedel.